2012 hakkab vaikselt lõppema. Jah, ja meie jaoks ilmselt ongi lõppenud. Püüdsime tuua teieni kõike seda või vähemalt osakaski sellest, mida me siin nägime. Sest seda kõike on tegelikult liiga palju selleks, et 4 päevaga või isegi terve selle fotokiina ajaga katta jõuaks üks meest. Ja seepärast vaatamist on, katsumist on, aga kokkuvõtvalt ilmselt kogu sellest nendest uudsetest tehnoloogiatest on mõned märksõnad siiski jäänud meelde. Wi-Fi. Üks asi kindlasti, mis kaameratel tulevikus saab olema ja ilmselt mingi hetk kõigil kaameratel on Wi-Fi ühendus. Tundub küll sellepärast, et isegi mitte ainult kompaktkaameratel, vaid nägime siin ju ka esimest peegelkaamerat, mis oli Wi-Fi-ga, eks ju, Canon 6D. Absoluutselt. Ja, et seal välgupesas ei olnud mitte välk, vaid seal olid koos Wi-Fi moodul ja GPS moodul. Täpselt. Et ilmselt see toetab kindlasti pilvesüsteem, saab pildid üles laadida, ütleme, kogu see globaliseerumine ei ole mitte ainult rahvusvaheline suhe, vaid ka pildipank. Mis veel märksõnadeks? Teine oleks võib-olla täiskaadrisensorid, sellepärast, et me nägime siin fotokiinal päris palju kaameraid, mis olid just täiskaadrisensoritega. No kas või näiteks esiteks Sony kompaktkaamera RX1, mida me küll puudutada seonduma näppudega, aga ta on siiski oluline kaamera ja verstapostiks. Teiseks siis Sony Alpha 99 täiskaadrisensoriga, no peaaegu peegelkaamera, eks ju. Ja Sonyl veel kolmas kaamera, see videokaamera e-bajonetiga. No mis kaameraid veel oli täiskaadrisensoriga? No samane 6D, mis tegelikult toob peegelkaamera ise täiskaadri tavakasutajale lähemale, püüdes rohkem sellist nii hinna kui ka kasutusmugavuse kõige poole pealt natukene vähem professionaalselt. Ja ärme ka unusta Nikon D600. Absoluutselt. Nii et täiskaader, Wi-Fi, Android võib-olla oleks üks asi. Jaa, üks on kindlasti Android, kuigi siin oli ainult 2 kaamerat, aga siiski... No see näitab. See on ilmselgelt on alati olnud mingisugused teerajajad, kes vaatamata skeptilistele arvamustele ja arvamusavaldustele siiski selle tee ette võtavad. Ma peaks ütlema, et see Samsungi Galaxy Camera tegelikult, kuigi mina läksin siin isiklikult väga skeptiliselt, aga ta üllatas. Et ta kindlasti on teema. Suur ja lahmakas ta küll oli, aga hästi funktsionaalne ja ilus ka. Nikonil, muidugi klassi allpool natukene odavam kaamera, aga Nikon tuli sellega muidugi esimesena ka välja. Nikon ja Samsung on kindlasti selles mõttes väikest viisi evangelistid. No ütleme niiviisi, et verstapost on maha pandud, märk on maas. Nii et võib-olla need 3 märksõna ongi vist tegelikult need, mis kõige rohkem esile kerkivad läbi erinevate tootjate just. Eks iga tootja tuli välja oma uuendustega, parendas oma olemasolevaid tooteid või täitsa uusi asju välja. No näiteks kas või see Pentaxi 360, eks ole, idee. 360 kraadi kaamera, et ta küll ennast ei olnud, aga ta on jällegi üks idee, mis on tegemisel. Nii et need on kõigest paar asja, kõike seda 1 päevaga, 2 päevaga, 3 päevaga, 5 päevaga, ma arvan, kokku ei võtagi. Ilmselt seda lugemist ja uurimist ja kursis hoidmist jätkub veel jupiks ajaks. Võiks öelda, et lausa 8 aastaks äkki. Sest et järgmine fotokiina algab ju 2014. Täpselt nii. Nii et 2 aasta pärast loodame, et kohtume siin samas Kölnis ka Fotopointi ajaveebilugejatega. Ja mina Lauriga. Ja mina Aldoga. Aitäh vaatamast, kuulamast ja jälgige meid Fotopointi ajaveebis. Just. Aga meie hakkame nüüd... Me oleme koju ära. Minema. Aitab küll. Joo. See on ikka pikalt. Võta oma arvuti ja kaamerat unusta. Sorry, English. Do you have a ticket that you don't need anymore? No, we don't. I'm sorry.
praegu tahtis mu käest kaarti, mida ma äkki ei vaja, aga ma ju vajan seda ometigi. Kas või kodus seina peale panemiseks. Uhkustada sõprade ringis. Sest minu meelest see on asi, millega uhkustada küll.